Aloha imelised, minu nimi Kristarra Laksmi-Titton ja täna jällegi eetris San Diegost ja olen külluse antropoloog. Usun, et kõigis meis on peidus varjatud aarded, milleks on meie talendid. Aktiveerides neid talente, aktiveerime oma holistilise külluse, läbi mille saame jällegi hakata siis manifesteerima oma sisemisi muinasjutte, oma tõelisteks unistusteks siinses reaalsuses iseenda tingimustel. Ja need on siis olnud imelised seiklused, mida mina olen läbi kogenud, elanud viimased 20 aastat ja reisinud 30 maale ja kogenud väga-väga palju. Ja suur aitäh kõigile, tere tulemast külluse katsumuse 8. päevale. Ja kui sa ei jõudnud vaadata eilset sessiooni, siis vaata kindlasti järele ja seal me vastasime küsimustele. Ja oli päris põnev seanss. Ja kui sa jõuad täna siia, siis kindlasti ütle aloha ja kus sa täna kuuldel oled. Ja tänaseks teemaks valisin siis külluse ratta minitutvustuse ja ka siis seose sisemise perega. Ja nagu ma siis eile ka mainisin, oli siis väga sageli lugu selline, et inimesed, kui hakkasid minu juurde siis tulema abi otsima, siis väga paljudel kordadel oli number 1 asi, siis mida sooviti siis oma elus muuta, just olukord siis külluse või rahaga. Ja sina, kui sa oled siia jõudnud, siis ka võib-olla võiksid vastata sellisele küsimusele, et mis sinu jaoks on küllus ja mis see sinu jaoks siis on? Kas see on raha, kas see on aeg, kas see on kallistus, kas see on musi, kas see on seks, mis see sinu jaoks on? Ja siis saan natuke teada, mis teie jaoks küllus on. Ja minu jaoks on küllus siis mitte ainult raha, vaid see on tõesti siis kõik need asjad, mida ma juba nimetasin. Ja see on siis tegelikult lühidalt kokkuvõttes võiks öelda, et küllus on see, kui sa tõesti elad täisväärtuslikku elu, armastad ennast, sinu ümber on armastavad inimesed ja sa elad ka seal, kus sulle meeldib. See on väga oluline nii-öelda siis osa ja sa sobitud sinna keskkonda samamoodi, nagu see keskkond sobitub nii-öelda siis sinu ümber. Et see on ka väga oluline fakt, mis tuli välja minu siis paljudest maailma rännakutest. Nii, ma nüüd vaatan, kes meil siia kohale on jõudnud. Annel Ernits, aloha Tartust, Merike Vainumets, aloha, Eha E-Bauer, aloha, Annela Rits Keilast, aloha ja Merike on siis kuuldel meil Rootsist täna ja Piret loodetavasti Tallinnast ja Kredi Tunder, sina olid ka meil kuskil mujalt, kui ma mäletan hästi. Nii et tere tulemast ja Kati Mägi ka, aloha. Ja kui siis tuli minu juurde, mäletan, ühel aastal tuli üks naine, kes oli väga nii-öelda omadega kinni jooksnud ja me hakkasime vaatama siis nii-öelda lahti arutama, et kus see teema siis kinni on. Ja esimene teema oli see, et tema nii-öelda siis abielu ei toiminud enam, et abielu oli natuke nii-öelda siis kehvas seisus. Sellega oli siis kinni jooksnud tema nii-öelda suhte energia. Loomulikult, kui see oli kinni jooksnud, ei olnud ka mingit isu seksi või seksuaalsuse siis avaldamise järele. See hakkas mõjutama kõik kokku ka tema tervist. Tal tekkis ka väike siis depressioon, ta ei soovinud enam kellegagi kohtuda, midagi teha ja seetõttu mingil hetkel ta ei saanud ka enam tööd teha. Ehk siis ka see nii-öelda eluülesande osa ja töö ja karjääri osa, see põhimõtteliselt langes ka ära, mistõttu vähenes veelgi tema küllus ja siis olukord ka füüsilise ja materiaalse külluse olukord kordi. Nii et põhimõtteliselt kõik asjad algasid tema puhul suhtest ja see on nüüd siis ka see teema, mis sageli on nii-öelda reaalsus. Ja kui vaadata, siis võtsime veel lahti, siis tuligi välja, et tegelikult number 1 asi oli tema suhe tema iseendaga. Ja sealt siis, kui hakkasime sellega tegelema, siis saime järjest siis käia kõik need nii-öelda külluse ratta erinevad osad läbi. Ja ma jälgisin siis inimesi sellisel kujul aastaid ja lõpuks ma panin selle siis sellisesse lahedasse süsteemi, mida ma siis hakkasin kutsuma külluse rattaks.
ja ma näitan nüüd siis väikest pilti siin, kuidas on näha. Ja siin on siis, teen nüüd inglise keeles, aga alustame siis tavaliselt, siin on siis suhted, seksuaalsus on siis alati kõige keskel, siin on tervis ja siin on siis eluülesanne, karjäär, töö. Ja põhimõtteliselt on siis oluline, et see ring käib kogu aeg ringi. Ja nüüd, kui temal oli siis suhted olid kinni, siit see energia hakkab liikuma, edasi ei liigu ja mõjutaski kohe tervist, mõjutas siis eluülesannet ja tööd ja küllust ka ei tulnud. Nii et kui sinu elus praegu on ka mingisugused teemad, siis see on selline tõeline kiire kiirabi ja see on tõesti sihuke uue aja nii-öelda siis kiirabi tööriist. Ja ajaga siis ma hakkasin jälgima seda inimestes ja inimestega toimetades ja ka enda elus veelgi rohkem. Ja mis välja tuli, oligi tõesti, see on täiesti globaalne fenomen, et ükskõik kus kohas maailmas seda vaadata, et see on nagu hästi sügav nii-öelda siis ühenduslüli väga paljudes kohtades. Ja ma hakkasin välja siis töötama sellist lahedat online kursust, millel oli erinevaid faase. Alguses ma nimetasin seda kiirteeks iseendasse, mille ma siis lõin koos ühe teise koostööpartneriga, kus tema siis andis sellist ärilist poolt ja mina siis andsin niisugusest vaimset poolt. Et fakt on ka see, et kui teil on äri või te tahate äri teha, siis kui te ise endaga paigas ei ole, siis samamoodi see küllusratas ei hakka seal äris ka tööle. Ja nüüd, kui see koolitus sai läbi, siis oli vaja natukene seal muutuseid teha, see koostöö lõppes ära ja ma tõmbasin selle nagu täiesti eraldi, tegin selle ümber ja see muutus tegelikult siis 8-kuiseks kursuseks, mille nimi on siis külluse seikluskoolitus unistuste ellu. Ja seal siis me käisime 5 kuu jooksul, käisime siis läbi kõik need sektorid hästi põhjalikult, erinevad ülesanded, harjutused, minu siis video, kus ma seletan kõike seda materjali lahti ja lisaks on siis ka energiate töö, kuna see on nii-öelda siis väga oluline osa, eriti siin uues energias ja kuidas siis ka kõik see praktikasse panna, et seal viimaste kuude hulgas on isegi võimalus siis tegelikult oma nii-öelda firma kokku panna või mingi projekt ehitada nii-öelda siis nendest avastustest lähtuvalt. Ja ma tegin seda siis erineval moel, aga põhimõtteliselt online stiilis siis 6 erinevat gruppi. Ja see oli ikka paras nii-öelda siis ülikool mulle endale ka, et ma õppisin sellest väga-väga palju ja inimeste tulemused sellest ka väga vinged, et see on ka seotud siis minu rahamagnetite toodetega, millest ma räägin ka siis ühe teise laivi ajal. Ja mis oli hästi tore, oligi tõesti, kui kõik need inimesed siis hakkasid aktiivselt tegelema nende sektoritega, siis kõik hakkas nii-öelda toimima, kes siis sai oma seksuaalsest plokist lahti, kes sai aru, mismoodi siis see seksuaalne ahistamine, mis lapsepõlves oli toimunud, oli tegelikult hoidnudki kinni kõiki külluse nii-öelda rattasektoreid. Kes sai aru ühesõnaga sellest iseendaga suhte olulisusest, hakkas sellega tegelema, kes pani rohkem siis tervisele, kes ka tõmbas nii-öelda oma ellu uue partneri, kes nii-öelda siis lasi minna vanadel suhetel, mis ei toiminud ja väga paljud alustasid selle siis seikluse ajal nii-öelda siis uute kas töödega, projektidega ja sageli alustati ka täiesti uute firmadega, et minu enda õde on üks väga lahe näide, kes alustas siis sellel hetkel oma põhitöö kõrvalt siis koristusfirmaga ja see on praegu nii populaarne, et on enamus aja kõik ajad välja müüdud ja nii-öelda siis kasvab väga jõudsalt. Ja see külluse kasv, sellest me üldse ei räägigi, et seal siis füüsiline küllus, loteriivõidud, kes siis võitis ka veel seal täiesti tutikaid autosid, see on meil 3 inimest, mina sealhulgas ka, saanud siis ka tutika auto vastu võtta ja tõesti arusaamine, et me ise loome oma küllust, et see oli just niisugune peamine punkt, mis sealt tuli. Ja nüüd ma vaatan, mis siin vahepeal toimunud on, et kas keegi vastas ka mulle. Nii,
Birgot on olemas, Aloha, Lea on olemas, Tiina Lippant, väga tore. Ja Merike ütleb, et minu jaoks on küllus hea tervis, armastav mees, kuningat veel ootan, minu pere, minu elu rikastavad suhted, töö, mis mulle rõõmu valmistab, ergas meel, jätkuv huvi enda arendamiseks. Väga ilus nimekiri, aitäh sulle, Merike. Ja teised ka, kui teil on jagada, et mis teie jaoks on, siis kindlasti pange siia ka mõni mõtte välgatus, mis sinu jaoks küllus on. Ja Aivar Viljamaa Kaiaverest, vau, ma ei teadnudki, et selline koht on olemas, Aloha sinna ka. Ja Hiie Kärner, Aloha, Eve Jauk, Aloha, Maiu Mahlakas, Aloha Vantaalt, siis Soomemaalt, väga lahe. Ja Maiu, kes on siin ka siis nüüd külluse seikluskoolituse läbi teinud ja siin on päris palju teid teisi ka. Maiu just hiljuti leidis oma kuninga. Jee! Et nii lahe on näha, kuidas see töö toimetab edasi ka siis, kui kursus on läbi ja need erinevad teemad, siis millega on nii kõvasti nagu toimetatud, et saavad nii-öelda siis väga lahedalt toimima. Et hästi tublid toimetajad on kõik väga paljude siis online kursuste osalejatega on palju imesid juhtunud. Ja nüüd ma tahaks siis jagada teile ka seda seost selle külluse ratta ja siis sisemise perega. Ja see on väga huvitav nii-öelda siis seos. Et nagu ma siin eile rääkisin, et selleks, et siis saaks luua projekti või last, on vaja siis meest ja naist. Et siin on ka siis, kui me alustame nii-öelda siis seksuaalsuse siis keskmest ja selleks, et siis saaks sündida nii-öelda siis see sisemine laps, on vaja siis sisemisel mehel ja naisel omavahel siis armatseda. Ja kui siis see sisemine laps on olemas, siis see sisemine laps on tegelikult selle seksuaalsusega kõige rohkem siis ühenduses, sest tema on siis see, kes on nii-öelda ühenduses nende seksuaalsete haavadega. Ja nüüd, kui me ei ole neid haavasid ära tervendanud, et mina olen ka siis üks nendest naistest, kes on olnud seksuaalse ahistuse kogemusega lapsepõlvest 6-aastaselt ja mul läks, ma arvan, esialgu võib-olla täitsa niimoodi 20 aastast täiesti puhtalt sellega tegelemiseks ja seepärast ongi minu niisugune hull idee, et lasteaedades tuleks hakata õpetama väikestele tüdrukutele ja miks mitte ka poistele, kuidas öelda ei. Sest kui mina oleks teadnud too hetk, mismoodi enda eest hoolitseda ja mismoodi ei ütelda, siis ei oleks seda nii-öelda toimunud, sest see ongi väike laps, ta ei tea, mis toimub, mis värk on. Ja sellega võib siis väga suure paugu panna ja see võib mõjutada meie elu, meie küllust, meie suhteid väga-väga pikka aega. Ja nüüd selles sisemise pere siis coaching programmis, seal me läheme selle sisemise lapsega tõesti väga sügavuti. Võtame need haavad lahti, vaatame, mis asjad nii-öelda siis need kõige aktuaalsemad on, nagu Lego klotsid võtame nii-öelda siis eri suundadesse laiali. Ja siis samamoodi nagu teadvustada, et mis suhe mul on oma seksuaalsusega, kuidas ma sellega toimetan. Ja enamus inimesi ka, kui ma hakkasin tegema naistega, eriti just siis tööd ja gruppides ka näiteks üks asi, mis ma küsisin, et kui paljud teist on näiteks vaadanud oma seksuaalorganit, tõesti niimoodi vaadanud ja imetlenud ja väga paljud naised, ta lihtsalt on seal sul 2 jala vahel, on ju, ja that's it, on ju, et see umbes, kui haigeks jääb, siis võib-olla tegeled sellega, on ju. Ja kui väga head suhet ei ole, siis ongi umbes seal kuskil passiivses kuskil olekus. Ja nüüd naise seksuaalsus on tegelikult kogu loomise allikas ja pole vahet, kas sa oled mees või naine, sinu sees on ka see sisemine naine, kes vajab selle seksuaalse energia nii-öelda siis äratamist. Ja me saame ka üksinda ära teha väga palju, et kui ei ole seda kuningat veel või kuningannat, me saame ise toimetada, ise nii-öelda siis aktiveerida oma energiat, saada ühendust, lugeda raamatuid, teha, võtta kursuseid, mis iganes. Et saate uurida selle kohta. Ja loomulikult siis sisemise mehe ja sisemise naise seos seksuaalsusega siis läbi selle nende nii-öelda siis seksuaalakti sünnib siis nii-öelda see sisemine laps. Ja nüüd suhte siis nurgas, siin on tegelikult
kõige aktiivsem on siis tegelikult sisemine naine, sest sisemine naine on siis see, kes on hästi nagu tema jaoks suhted ja kõik sellised nii-öelda suhestumine, suhtlemine on number 1. Loomulikult see on oluline ka sisemisele lapsele ja sisemisele mehele, aga sisemine naine on see siis, kes valitseb seda suhtenurka. Ja nüüd, kui teie sisemine naine on paigast ära, siis on paigast ära kõik suhted, endaga suhe, välismaailmaga suhe ja nii edasi. Ja üks asi ka, mida ma just olen märganud nii ise kui oma siis klientide hulgas on see, et kui meil läheb nagu stress liiga suureks ja tuleb nagu pinge või hullud tööd, asjad tulevad peale, mis juhtub, ongi see, et esimene asi, milles me hakkame nii-öelda alla tõmbama, on suhe iseendaga või enda eest hoolitsemine. Vähemaks läheb uni, trennid jäävad ära, puhkamine jääb välja, võib-olla toitumine läheb halvaks, ja need on siuksed asjad, raudnael asjad, mis nüüd on siis ka teema siin tervise teema, aga need peavad olema alati nii-öelda siis korras ja paigas. Ja sama siis nüüd tervisega, et tervis on tegelikult isegi rohkem sisemise mehe pärusmaa, sest tema on nii-öelda maa, mateeria, elemendi ja füüsisega nii-öelda ühenduses palju rohkem. Ja see tähendabki nüüd, kui füüsis on paigast ära, siis öeldakse, on selline mõttetera, mida kas te olete kuulnud, et sellel inimesel, kellel on siis kas haigus või kes on haige, temal on ainult üks soov, saada terveks. Ja tõesti, kui meie tervis on paigast ära, siis meie elus pole vahet, kui palju sul seal küllust on. Isegi Steve Jobs ei saanud oma siis vähiga nii-öelda hakkama. Et tervis on väga-väga oluline ja see on teie sisemise mehe siis pärusmaa ja toimetamine. Ja nüüd talendid ja eluülesanne ja karjäär, kõik sellega seotud. Siin on muidugi tegelikult ideaalis kõik nii-öelda sisemise pereliikmed töös. Sisemine laps annab inspiratsiooni, sisemine naine siis tuleb selle inspiratsiooni või intuitsiooniga välja ja sisemine mees paneb töösse, teeb need asjad ära ja toob siis selle välisesse reaalsusesse ja loob siis mingi kas produkti või toote või teenuse või koolituse või mis iganes siis parajasti nii-öelda siis loomeprotsessis töös on. Ja külluses loomulikult tulevad nad siis kõik nii-öelda kokku ja mida parem on teie sisemise pere siis koostöö omavahel, seda nii-öelda siis parem saab olema ka teie nii-öelda siis külluse loomine nii-öelda siis igas aspektis teie elus. Nüüd, kui see, mida ma siin jagasin, oli nii-öelda, saite nagu pihta, on selle kohta midagi küsida, kommenteerida, kindlasti andke mulle siia märku, ma vaatan, kas siia on veel keegi tulnud ja Eha tuli ka ilusti liinile, väga tore. Ja nüüd ongi siis tänase nii-öelda siis ülesannete rea siis alguseks. Kõigepealt tee oma siis nii-öelda külluse rattakaardistus, kuidas sinu elus on siis nende erinevate sektoritega. Ma panen blogisse siis mõlemas blogis eestikeelses panen siis selle eestikeelse külluse ratta väikese graafiku ka, siis sa saad uuesti üle vaadata, et okei, et millises nii-öelda sektsioonis mul on asjad kinni. Ja nüüd, kui sa praegu vaatad oma nii-öelda finantsilist küllust või raha, siis see on ka tegelikult, see näitabki seda, kui hästi või halvasti sinu siis need erinevad sektorid on töös. Ja kui seda siis on vähe või ei ole piisav, siis ongi üsna tõenäoliselt, ma arvan tavaliselt kuskil 2-3 erinevad siis nurka on kinni. Ja nüüd aja jooksul siis on olnud see kogemus, et üks nii-öelda siis suurima tähtsusega nurkasid on tegelikult, te võite ka mulle siia panna, et mis teie arvate, et milline neist on siis kõige siuksem olulisem. Tegelikult on siis suhted, et kui suhe iseendaga on paigas ja sealt siis välismaailmaga samamoodi, sellepärast see sisemise pere nii-öelda programm on ju oluline, sest see annab teile selle vundamendi ja siit põhimõtteliselt hakkab teil kõik juba nii-öelda siis liikuma, te saate nagu nii-öelda sisemine avardumine toimub, saate nii-öelda sellest pihta täpsemalt. Ja teine on muidugi talendid ja siin järgnevate päevade jooksul ma käin siis kõik need sektorid ka ükshaaval läbi, saate väikse tutvustuse ja talentide siis ja eluülesande nii-öelda kuu
nii-öelda toimetamine, see on väga-väga oluline, sest kui te nüüd ka praegusel hetkel näiteks siis teete tööd, mis ei ole tegelikult ühenduses teie talentide või teiega karakteriga, siis te kindlasti saate võib-olla kas korralikku palka ja võib-olla isegi saate väga head palka, aga vahe on just selles kvaliteedis, et kui sa nüüd leiad üles oma talendid ja paned need täie rauaga töösse, siis see raha, mida sa praegu teenid, see hakkab mitmekordistuma kümneid, sadu, tuhandeid kordi ja nüüd on lihtsalt vaja leida siis need õiged kanalid, et kuidas need asjad nii-öelda siis töösse panna ja voolama panna. Nii et need on siis nagu kaks väga olulist, loomulikult kõik teised mängivad ka rolli ja tegelikult küllus meie elus on tegelikult kõikide nende siis sektorite tulem. Et kui teised asjad on paigast ära, siis see nii-öelda annab kohe tunda. Ja nüüd mul on siis protsessis põhimõtteliselt, ma kirjutan kõikidest nendest erinevatest siis sektoritest külluse rattaseeria raamatud ja esimesena mul on lõpetamisfaasis siis suhteraamat, et kui ma tunnetasin, et mis teemad Eestis kõige aktuaalsemad on, siis aastate jooksul nüüd ka 20 aastat toimetanud, siis ma ütlen, et esmakohal ikkagi tuleb see, kui ma ütlen teemana just, kus on nii-öelda probleemid, on just suhted. Ja kui suhte tasandil inimene saab iseendaga teadlikumaks, siis muutuvad kõik need välisemad suhted ja see õnn ja küllus ja muud asjad hakkavad sealt voolama automaatselt nagu kohe palju-palju paremini, samm-sammu haaval. Ja nüüd, kui kellelgi on veel siin olles praegu selle kohta küsimusi, andke märku, kui praegu ei ole või ei julge, siis kindlasti pane see kommentaaridesse, vaatan neid iga päev üle ja kui sul on midagi ka niisugust personaalsemat, et sa ei julge võib-olla siin kommentaarides jagada, siis päris mitmed on minuga võtnud ka eraldi siis Messengeris ühendust või siis ka lihtsalt sõnumi jätnud sellele professionaalsele lehele siin, et see on ka okei, sest siis me saamegi hakata vaatama, et mis veel siis võimalik on. Ja ma oleks väga-väga tänulik, kui te ka tegelikult siis vaataksite nii-öelda nüüd kadus mõttelõng ära. Põhimõtteliselt ja vaataksite need eelnevad siis päevad üle, saate sealt ka nagu inspiratsiooni ja saate siis töösse panna. Nii, ühesõnaga ülesannete juurde tagasi tulles, esimene on siis kaardista ratas ja kui sa nüüd mõtled oma sisemise pere peale ja ratta peale, siis mis seis seal on, kus sa näed nii-öelda sisemine pere võiks sind aidata veelgi rohkem ja kus nii-öelda siis võib-olla on asi juba täitsa toimib, kus on asjad kinni, mis võiks siis nii-öelda paremini toimetada. Ja kui sa nüüd leiad sealt siis sellest külluse ratta kaardistamisest, kus sinu nii-öelda siis teemad on, siis vali sealt välja see üks nii-öelda siis kõige problemaatilisem sektor ja siis selle sektori nii-öelda siis mõtle nagu välja, mismoodi sa hakkad selle sektoriga tööle ja kuidas sa hakkad siis läbi selle muutma tervet seda siis külluse ratast. Ja selline väga hea nii-öelda siis toimetamise plaan teile. Ja mul on siis praegu olemas niimoodi, et see külluse ratta nii-öelda koolitus on olemas individuaalsel tasandil koheselt, ma panen selle lingi ka. Sellel on praegu siis veel sihuke väga spetsiaalne hind, 280 €, 8 kuu materjalid saad kohe kätte, kohe ligipääsu, saad osta selle krediitkaardiga. Ja see on nüüd siis ilma minu siis coaching uta, et kui sa soovid sinna siis minu coaching ut ka lisaks, siis see võimalus on ja see on siis 150 € kuus lisaks, et sa saad siis oma materjalid, videod, kõik asjad igakuiselt kätte ja siis on meil võimalus siis ka kohtuda korra kuus ja ma saan ka sinu siis kodutööd üle vaadata ja saan sulle anda ka tagasisidet. Ja kõik 6 siis gruppi, mis ma 2 aasta jooksul läbi tegin, nende kõikide enam-vähem põhimõtteliselt kõik inimesed ütlesid ühest suust, et nemad seda koolitust ilma minu siis coaching uta ei soovitaks mitte kellegile. Et just see oli nii-öelda siis võtmeteema,
et sai just aru nagu, kus on siis need nihked või kus ei saa edasi, sest kui sa oled selle sees ise, siis on nagu väga raske nii-öelda sageli ka näha, et kus need asjad kinni on. Ja selles ongi väga oluline, miks on oluline üldse töötada coach idega, ongi see, et siis nad hakkavad andma sulle juhiseid ja suunamisi, kus sa oled mingite asjadega kinni jooksnud, mida sa ise ei näe. Ja see on üks asi, mida mina teen ka regulaarselt, see on nii oluline, et olenemata sellest, et ma ise tegelen inimestega, ma pean endaga tegelema selle võrra veelgi rohkem, olema endaga veelgi rohkem paigas ja pidevalt ennast täiendama ja teen seda ka siis rahvusvaheliselt. Nii et see võimalus, ma panen selle siis ka selle lingi sinna veebilehele. Ja kui on siis kellelgi nüüd tekkinud veelgi suurem huvi selle sisemise pere coachingu programmi kohta, see algab nüüd veebruaris, võtan sinna vastu 20 uut siis eestlast hinnaga 150 eurot kuu ja siis on võimalus toimetada läbi siis sisemine laps, sisemine naine, sisemine mees ja siis teha integratsiooni kuu ka. Ja see on tõesti, ma ütlen, et kui mulle oleks keegi sellise süsteemi ja tööriistad andnud näiteks 20 aastat tagasi, ma tõesti ei tea, kus ma praegu omadega oleks. Et see, kuidas minu sisemine perekond on minu elu aidanud paremaks teha, mitte ainult minu, tõesti minu klientide, sõprade, lähedaste elusid, see on tõesti üüratu. Ja kes ei ole siis minust ennem kuulnud, siis aastal 2013 ütles minu sisemine naine mulle, et okei, nüüd Kristal lähed siis seikled Mehhikosse ühe otsa piletiga, sisemine mees pani jala maa, aitas siis luua rahamagneti tooted, müüsin neid 100 tükki, ühe hind oli 5 eurot, sealt tuli 500 eurot, sain siis selle ühe otsa pileti, sõitsin Mehhikosse nädalaks ajaks ja jäin 4 aastaks. Ja 1,5 aasta pärast tuli siis sinna samma randa, kus mina olin siis valge purjeka peal, minu kuningas Michael, kellega ma siis nüüd olen olnud abielus, tunneme juba siis teineteist 5 aastat, elasime viimased paar aastat Hawaii'l ja kolisime nüüd San Diegosse, kus siis täie auruga alustame siis oma globaalset tööd ja jagamist. Nii et selline ka inspiratsioon, et kõik on võimalik, tüdruk kuskilt Särevere külast, elanud ei tea kus üle terve maailma, 2 kõrgemat ülikooliharidust ja nüüd elan oma unistus siin koos oma kuningaga ja minu sisemine pere on mind nendes seiklustes väga-väga kõvasti aidanud ja väga soovitan uurida seda informatsiooni. Ja sisemise pere info, mis ma panen siia, seal on tegelikult 2 levelit, et üks on siis, mis on viib teid sinna siis selle sündmuse lehele, kui sul see sündmus tõesti pakub huvi või see programm, siis sa võiksid ka panna sinna interested, vajutada, siis ma tean, et kes on siis mõtlevad sügavamalt. Ja seejärel siis, kui sa vaatad läbi, seal on iga pereliikme tutvustamiseks on tunniajane video. Nii et see on mega, kui põhjalikult ma seal nii-öelda siis selle läbi käin ja tutvustan. Iga selle liikme kohta on ka erinev lugu ja saate selle üle vaadata ja kui siis seal on täiesti kindel, Kristal heliseb minuga, sobib mulle kui inimene, mul ei ole vastupanu, mis on väga oluline ja ma tahan temaga toimetada ja see programm tundub mulle täiesti just see rusikaga silmaauku, mis mul praegu vaja on, siis anna teada ja siis ma annan sulle teise lingi, kus sa saad siis salasõnaga sisse minna ja sealt avanevad siis lisamaterjalid ja ka lisa siis ettevalmistused, siis lepingu allakirjutamised ja kõik siuksed kokkulepped omavahel, sest see on ikkagi 4-kuine koostöö, et see ei ole päris niimoodi ülejala, et siis me mõlemad nii-öelda pühendume sellele, mina oma aja ja siis tähelepanuga ja sina oma siis aja ja ka küllusega. Nii et saate siis uurida seda ja see link on ka alati iga siis selle materjali juures olemas. Ja täna siis, mis te veel saate teha, kindlasti jagada seda videot väga paljudega ja kindlasti kutsuda ka teisi seda vaatama järgnevatel päevadel, et see
holistilise külluse katsumus kestab siis kuni jaanuari lõpuni ja selles ülevaate siis blogilehel on olemas ka siis need erinevad teemad, mis on siis juba teada, mis tulevad ja siis need jooksvalt tuleb juurde ja kui tahad siis vaadata tagasi videosid, neid ülesandelehti, saad sealt siis vajutada ja kõik on ühes kohas olemas. Ja kindlasti like ja kui sa veel ei järgi mind, siis kindlasti tee seda ja seda siis saame siis kõik koos alustada ja aktiveerida selle uue aasta uuel moel. Nii et suur aitäh teile kõigile ja vaatan Malle, Malia Havailt ja Maiken Metsik ja Hannele Rits ütles, minu soov on endast lugu pidada ja armastada ennast. Super, väga hea. Ja Svea on samamoodi kohal. Suur aitäh teile kõigile. Väga tore oli täna toimetada teiega ja imelist siis õhtut, päeva, kus iganes te olete. Ja kohtumiseni homme. Homme siis alustame külluse ratta seksuaalsuse siis teemaga. Tuleb väga põnev, kus ma räägin siis ka tantrast, oma kogemusest seksuaalsusega, natuke võib-olla siis ka uue aja suhetest ja selline väga põnev ja loomulikult, kuidas see kõik on seotud siis küllusega. Nii et aloha, kõike head ja kohtumiseni!